Mis see kell on? Kurat, ei saa rahu nendest kukkidest. Oota, aga ma käisin ka veel arsti juures, mitte enam nüüd 4 aastat tagasi. Ma käisin traumatoloogi juures oma varvastega. Ikka kuredi. Ja ei no ma tegelikult panin aja 2 kuud tagasi ja siis tegelikult oli juba tõmbas normiks ära need varbad, et praegu enam nagu väga muret ei ole, aga mul aega oli ikka ja siis ma läksin ikka kohale nagu. Kõik varbad sirged. Suhteliselt. Krõnksus niimoodi agressiivselt. Pohhui, ma ootan 6 aega arsti aega. Pole hullu. 2 kuud veel, näe. 2 kuud, jah. Tere, see on küll ma kujutan ette mingi varese lihtsalt. Kuidas need alla pointivad ka või kotka omad lihtsalt. Nii, kui ma seal ootejärjekorras olin, mulle haigla nagu see seltskond meeldib, seal on alati nagu värvikad inimesed kokku tulnud. Mingisugune proua vist, kellele ma olin kunagi müüki ka veel teinud, siis ta Kaina nagu vaatas, vist Kaina sai aru, kes ma olen, aga vittu, mis ma ei hakka nagu tervitama ja et mäletad, kui see vinguandurid sulle lükkasin. Siis ma chillisin, vaatasin talle kõrvale, aga ta nägi mingit tuttavat, kes tuli oma abikaasaga sealt mööda tema juurest. Siis ütles talle, et oi, et sind ei ole 20 aastat näinud. Kuidas sul läheb? Siis ta vend korra peatus, kuule, kõik on sama, no. Siis läks ära. Täiesti kõveras seal lihtsalt. Aga keegi teine ei pannud tähele, ma olin nagu, mida munni tere, see on ikka rahv. 20 aastat läheb mööda ikka tere. Kõik on täpselt sama. Aga see on siuke eestlashing ka, vaata, et keegi küsib, et kuidas on, no täpselt sama, mitte midagi ei ole muud. Ma olen puberteed sai läbi ja kõik on nüüd täpselt samamoodi nagu enne, no. Hall, konstantne hall lihtsalt. Siis oli mingisugune vanatädi, keda ratastoolis kärutati. Ta ütles, et oi, et nii kahju, et enam need tuttavad ja lähedased ei saa vaatama tulla. Ja mingisugune arst, kes seal siis lükkas teda, ütles talle, tundus nagu tüdind olemas. Mis nad sust ikka vaatavad, no? Jälle nagu tere. Shutdownis selle mamma lihtsalt. Ära hakka, mul ei ole mingisugust pointi kuradi, mis nad vaatavad, see on vana naine, mitte midagi ei ole vaadata sinna. Kõduned siin voodist, tere piinlik hakkab, ei viitsi. Aga too traumaarst oli ka ikka pull. Pääsuke oli nimi. Ja alati Tartus on see pull, et siis seal on mingisugused tudengid on nagu kaasas. Ja nagu kuidagi, ma ei tea, mul on ebamugav, õnneks kui ma käisin oma munandeid näitamas siin paar kuud tagasi, et siis vähemalt ühtegi nagu arstitudengit ei olnud, aga mingi 2 noort neidu istuvad seal kõrval ja siis ma näitan oma varbaid ilusti. Krõnksus. Krõnksus arvaid. Tšeki seda. See intensiivne olukord, sa oled selle valge selline lamava tooli peal, võetakse sealt saapad jalast ära, need on nagu jubedalt krõnksus lihtsalt. Räiged mustad ka. Discolor. Haisevad lihtsalt, tere mingi jalaseen on peal. Arst hakkab pesema. Lihvib seda surnud nahka sealt, et need varbad üles leida, tere. Ja siis sul on mingi hunniku tudengid, kes lihtsalt nagu mõistavad sind hukka. Ei, aga iga kord mul on olnud peaaegu, Tartu Ülikooli kliinikumis käid, siis ikka nagu poisid õpevad. Aga seal ma näitasin, siis ma ütlesin, et näe, et see varvas siin on valus. Ma arvan, luumurd on, siis ta ütles, et aga pilti röntgenit on tehtud, siis ma ütlesin, et tehti, aga teisest jalast, mitte sellest õigest. Ja siis tudengid on mingi full krampi, siis ei tohi naerda, aga samas nagu irnuvad, vaatavad mulle otsa, nagu tere see on taun, Siis ta arst ütles, et hea, et ära vähemalt ei amputeeritud seda teist jalga, et vähemalt see on see olemas. Siis ma hakkasin rääkima, et maas võitluses, et seal on need tekkinud vigastused. Ja tuli välja, et too arst on mingisugune räige tegijana. Oh shit. Ja siis hakkas mulle move näitama seal. Tooli peal ütles, et okei, et kui sa seda deriva hukki teed, vaata, et siis ole ettevaatlik oma selle põlve suhtes ja et need varbad, et ta on mingi,
BJJ position'id on enamus ka veel, vaata, kus sa nagu perse peal oled, no ei pea olema enamus, aga noh, kui sa kaitsed, sa oled perse peal, siis ta läks oma toolil, läks noh, nagu tead, see sünnitusasendisse läks oma tooli peal, jalad laiali, siis hakkas näitama, et näed, kui sul nüüd kand läheb vastu perset, et siis läheb perse ära minna. Aga need tudengid ka jälle, noh, ma tundusid fucking full on nautivad seda, see oli ka aasta kogemus nende jaoks, noh. Et Tartu Ülikooli Kliinikum soovitan kindlasti kõigile, noh, saad varbad ja hambad puhtaks, noh.